Ahoi kotkad, mis toimub siis? Täna tuleb sükene natukene toote tutvustusvideo jälle. Et meie sponsor Salmo sponsoreeris meid sellise ägeda termokotiga siis, mis on siis Norfin, mis ta on? Norfin Vardo. Vot selline kott, 2,3 kilo. Aga see pole lihtsalt termokott, siin on kaasas ka siis pikniku nõude komplekt 4. Vot nii, aga hakkame vaatama siis kuskilt otsast. Hakkame siit otsast lahti tegema, vaatame, mis ta siis sisaldab meil. Siin on meil, veini me täna jooma ei hakka, aga siin on täitsa veinikorgid seal olemas. Siis on need, mis iganes lapikesed need on, millega suud puhastada ja et peale ei pudista. Siin on maitseaine topsikene, ma näen. Ma oletan, et teisel pool otsa peal on sama kraam. Vaatame, mis teisel pool otsa peal on. Nii, ja sama kraam. Maitseaine topsikest ei ole. Ja siin on veel mingi nuga ka. Okei. Vaatame, mis teistes lahtrites veel on. Siis on meil siin ees on siin lahter. Teeme selle lahti kõigepealt. Vaatame siin. Praegu pole veel midagi, aga siia mina panen ühe kilekoti. Kilekotte läheb ikka vaja, kui pärast mustad nõud tagasi tuua, et siis kotti seest ära ei määri. Siia saab panna siis oma mingid tarvikuid veel. Järgmine lahter. Voilà. 4 lusikat, 4 nuga, 4 kahvlit ja 4 taldrikut ja ma näen, et siin on ka väike lõikelaud. Vot selline krõpsuga käib siis lahti. Ja vaatame nüüd põhilahtrisse. Mis meil siis põhilahtris on? Rihm on niimoodi, et saad käe otsa võtta või siis ka õla peale panna. Õlarihm on ka. Nii, aga ma teen praegu selle käepaela krõpsu lahti, et me saame paremini kotile ligi. Ma pean muidugi selle sildi siit ka küljest ära võtma. Nii, ja siin sees on meil siis nii-öelda see termokoti osa. See tundub süksest materjalist, et kui siin midagi lekib, siis või niiskust tuleb, siis kott väga ei saa nagu kannatada. Ja mis meie praegu siia sisse paneme, siis toon kohe siia külma element loomulikult. Rosolje. Mingi raunojook või ristojook või, ma ei tea, kellele see on. Roosilimonaad. Need on kõik külmast võetud, head külmad. Kelluke. Kott ise hoiab termoelemendiga, et need ära ei soeneks. Meil on siin veel üks jook. ORN mingi, ma ei tea, mis limonaad see siis on. Jah. Külmetusest tulnud. Miski makaronisalat, keiule vist. Ja 0,0 õlu. Me lähme täna õhtul sõitma veel. Me lähme Hiiumaa tripile, ehk siis mingi sükene 10:30 hakkame sõitma siit juba sadama poole, sellepärast, et hommikul ei riski sõita. 4 tundi sõitmine, teeremondid, asjad, värgid, lähme sadama kõrvale telkima juba ära. Aga praegu nii, kott on pakitud ja lähme puhkame veel enne suurt sõitu. Lähme paasikasse, sööme keret täis, siis lebotame veel veits niisama ja siis juba sõitu. Aga vot selline kott siis. Võtame selle nüüd, ma arvan, õla peale, ma ei hakka käe otsast tassima. Lähme paasikasse ja hakkame sööma veel enne suurt pikka sõitu. Nii, ja kust tuli see 0,0 õlu? Et meil käisid vahepeal päkapikud, olid hoovi jätnud ühe pakikese. Et vaatame siis korra selle klipi ka siia vahele, kui me selle pakikese leidsime. Ja meile sõnum tuli, et meil on hoovi jäetud midagi. Seni kaua vahele siia, kuni me jalutame paasikasse. No nii, ja vahepeal sellel ajal, kui meie magasime, on käinud päkapikud ka. Et helistati ka, päkapikk helistas ka
aga ma magasin, ma olin poole ööni üleval ja ei kuulnud telefoni, aga vaatame, mis siis päkapikud toonud on meile siia. Ahah, siin on meil mingeid ehitusasju, ma saan aru. Plaate. Nii, siis on need on väga head asjad. Polegi vaja lahti lõigata. Okei, siin sees on. Oi. Näe, keiu. Näe, saad hommikujoogiks kohe. Ja mis meile hommikujoogiks on alkohol free. Ei, see ei, see on väga hea rooli. Näiteks kuskil sõita ringi, siis autos juua samal ajal. Ja see Okeanik Pilsner, see on nüüd alkoholiga. Jah, seda nüüd roolis juua ei saa. Okei. Ei, väga hästi, väga hästi. Suured tänud, Kaimar. Siin sees on veel. Mis siin veel on? Õlut on ka, kohhi, kold. Nii. Oota, mis siin all siis veel on? See on nüüd see A. Le Coq 0,0. Ka alkohol väga hea. Auto peale tuleb jätta päris palju neid. Nii. Ja vaatame, mis meil siin kotis on. Siin on ka veel. Näe, vaata siis. Erinevat jooki. Ühesõnaga, ma saan aru, on toodud ehitusmaterjali asja ja jooki. Alkoholivaba. Siis on Pilsner. Ja siis on siirupit hästi palju. Jah, saame laagris teha jälle poistele piilukotti sisse ka. Saame laagris teha poistele morssi. Aga väga hea. Tegelikult miks mitte üks alkoholivaba õlu täna hommikusse kohe. See ei ole veel soojaks läinud ka. Proovime. See ei olegi seda joonud ju? Ei, ma sellist ei ole, jah. Ma üldse vähe olen alkoholivaba õlut joonud. Ma olen vahest võtnud omale rooli sõidu ajal. Aga harva. Nii. Ei ole hullu. Nagu nad ikka, ega neil päris õlle maitset tegelikult ei ole, aga ütleme niimoodi, et kõige lähedasem asi õllele siis, Ja midagi, veel kord suured tänud, Kaimar, ja eks me hakkame siis tarbima. No nii, väga hea. Ilm läks tegelikult veitsa paremaks. Enam nii palju päikest ei ole. Muidu on siin 29 kraadi praegu. Ja päris ikka palav on. Sellist jahedat sööki nagu salat ja värk ja see kott hoiab siis meil joogid siin jahedad. Tegelikult me kasutame need kohe ära, aga kui sa lähed mingile pikemale nii-öelda piknikule, jalutad vähe rohkem või tahad natukene kauem olla kuskil paigal, siis on hea. Tahad mitu jooki teha, hoiab see senikaua asjad jahedad, aga me võtame nüüd taldrikud välja ja paneme oma salatit peale ja vaatame siis, kuidas nende pealt siis süüa on. Nii, peenrestorani värk. Meil on siin nüüd kelner või nimetatakse, hakkab serveerima siis kõigile taldriku peale siin asju. Meil on siin kõik valmis. Võib-olla oleks pidanud pidulikumalt riidesse ka panema, kui restorani sööma tulla niimoodi metsarestorani, aga on nagu on. Tõstab siis kõigile salatit siin. Härra soovib juba oma külma õlut ka. Kas mulle tehakse see külma õlu lahti antakse? Võin küll teha. Meil on siis niisugune nii-öelda baarilett. Ei lõhuambaid. Nii. Väga hea. Ja mitu tähte sa paned, kui 10 tähega? Mis tähte? Kui palju sulle meeldiks see? See või? See on alkoholivaba õlu. Midagi muud ei ole, siis muud ei ole võimalik juua, siis ta käib küll, aga tegelikult ega need alkoholivabad õlled ju
nad tegelikult ju päris õlut ei meenuta, aga noh, ta on lihtsalt nagu külm kaljalaadne jook, siis ütleme nii, noh, ega mis seal ikka, et ja 4. läheb siis, preilile läheb siis teine salat. Meie valisime rosolje endale. Jagab siin veel viimased kaused laiali ja no nii. Ja küll, igaüks võtab oma taldriku ja hakkab sööma. Ega siin tegelikult mingit pikemat videot siit ei tulegi, lihtsalt meil ei ole jälle aega praegu siin. Ei olnud aega siin filmida midagi pikemat ja meil oli see kott, mida me pidime näitama nagu teile, et selle me saime Salmolt, et kes soovib sellist kotti, siis või ei pea ka olema just see nõudega komplekt. Salmol on seal ka lihtsalt termokotte, kus nõusid kaasas ei ole. Et minge vaadake Salmo e-poest või koha pealt. Link on siin video all ka. Et nüüd meie sööme ära ja natukene passime puhkame ja siis hakkame liikuma Hiiumaa poole ja siis eks seal filmib ka veel midagi ja peale Hiiumaad muidugi laager. Vaat. Aga hea küll, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.